Hey, what's up, yo? Ma olen Carlos ja tere tulemast uude videosse. Täna me teeme Q&A, yeah! Tore on teid üle tüki aja näha ja suur aitäh kõigile positiivsete kommentaaride eest, mis te jätsite eelmisele videole. Igastahes ma kuulsin, et inimestel on mulle küsimusi ja ma peaks neile vastama vist. Aga no teeme seda siis. No nii, võtame siis selle imelise maagilise telefoni, kus mul kõik teie küsimused kirjas on ja ma valin neist parimad siis välja ja alustame kohe tuntud Stenjan Sarvega. Mis on sul selle aasta lubadus / eesmärk, mille tahaksid kindlasti täide viia? Ma kindlasti sooviksin teha palju rohkem videoid ja nendesse palju rohkem enda aegu pühendada ja neid professionaalsemalt teha. Taisi küsib siis, et miks ma alustasin YouTube'iga ja mis mulle selle juures kõige rohkem meeldib. Ma alustasin lühidalt kooli pärast, sest et ma pidin koolis siukseid väikseid õpetusvideoid tegema ja siis ma veetsin nii palju aega YouTube'is, et ma eksisin ära sinna YouTube'i maailma ja nüüd ma olengi siiani seal. Ja mis mulle selle juures kõige rohkem meeldib on see ilmselt, et ma olen saanud tohutult palju häid sõpru endale läbi YouTube'i. Kasper Korjus küsib meil siis, et miks ma vuntsi kasvatan. Vastus on väga lihtne, et sa seda kammida saaksid. Ma ei suutnud midagi paremat välja mõelda kahjuks. Martin küsib siis, kes on mu lemmikõpetaja. Sa arvasid, et ma ütlen, et sina oled, aga mu klassijuhataja on mu lemmik. Ära võtta südamesse. Gregor soovib teada, mis on minu domineeriv geen. Ma ütleks, et mu vuntsi kasv on mu domineeriv geen. Gert Valk küsib, et kust tuli hüüdnimi Nublu. Üks tšikk kutsus mind niimoodi. Simo küsib siis, et mis motiveerib mind tegema videoid. Kindlasti kõik mu vaatajad, jälgijad, kõik sõbrad, kõik motiveerivad mind lihtsalt. Mis on su piinlikum olukord? Piinlik olukord. Räägi piinlikust olukorrast. Kas sa räägiksid äkki kõige piinlikumast olukorrast? Rahu. Mul ei ole piinlikud lugusid. Ma tead, mõned on, aga neid ma ei hakka netis rääkima. Aleksandrovit Maripu küsib, kes on mul lemmik Kaspar? Noh, kindlasti Casper the Ghost, mu vend Kaspar, klassivend Kaspar. Alati on mõni, kes esitab selle vana küsimuse, et kas ananas käib pitsa peale? Ei. Lemmik hot dog, ilma vorstita. Kõige hullem kaklus Kaspariga. Ma ei tea, me väiksena kaklesime mega palju, aga noh. Ma ei tea, kunagi mul ei lähe meelest ära see, kuidas ma lõin talle kahvli selga, kuidas ta mul lõi nina niimoodi lõmmi, et mul lihtsalt verd lihtsalt voolas, aga neid kaklusid on lihtsalt mega palju olnud. Toomas küsib Supreme versus Dope. Mõlemad on mega dope'id. Miks mina YouTube ei ole? No tegelikult on see värk, et ma ei tea. Elina küsib, miks? Ma ei tea. Mida sa küsisid üldse? Markost huvitab, millega ma filmin. Ma filmin Canoniga EOS 600D ja sellel on 58 mm lens, 18-55, peal on Rode shotgun mic ja nende asjadega filmigi. Eliseti Lepp tahab nudesi. Viola küsis, et kas ma eelistan pigem uusi tutvusi või vanu sõpru. Oleneb, ma arvan, tujust, aga pigem ma olen nende vanade sõpradega. Aga noh, uued on ka alati teretulnud. Jessica Rohtla küsis, et mis saaks, kui YouTube kaoks maailmast ära. Noh, meil on palju sarnaseid asju nagu YouTube, meil on Dailymotion, Vimeo ja ma arvan, kui YouTube nagu reaalselt peaks ära kaduma, siis ma arvan, et millegipärast ma arvan, et kõik YouTuberid hakkaksid gameriteks ja hakkaksid Twitch'is streamima. Erlina küsis, et kas mulle meeldib rohkem monteerida vloge või tavalisi videoid. Mulle meeldib mõlemaid monteerida. Miskipärast mulle meeldib ikkagist tavalisi videoid rohkem monteerida, sest et minu arust siis, ma ei tea, mul endal on seda lõbusa monteerida. Aaron Kruus küsis, et kas sellele videole on mõtet panna like. Eks näeme siis, kui paljud Trumpi poolt hääletasid. Kui sa paned like'i, siis sa igatsed Obamat ja ootad juba uut presidenti, ehk siis 2020 Kanye West. Ja kui sa paned dislike'i, siis saab sinust Trumpi peldiku küüri. Osad inimesed siin küsisid, mis on minu lemmiklaul. Lemmiklauludega on niimoodi, et need suht tihti vahetuvad. Vahepeal tuleb mingi hästi vana laul meelde ja see on ikka nagu
see on klassika, see jääbki mu lemmikuks, vahepeal tuleb täiesti uus laud ja siis sa unustad kõik teise muusikas maailmast ära ja kuulad ainult seda ühte lugu. Hetkel on selleks looks Post Malone, Congratulations. Teali Abel küsis, et kuidas ma enda songsi teen. Ega ma pikka vastust ei pea tegema. Mul on kuskil YouTube'is on siin video minu morning rutiinist ja seal on näha. Väga paljud on küsinud mult kogu aeg ühte ja sama küsimust. Varem ma pole sellele vastanud. Adidas versus Nike. More like Labidas versus Bike. Karita küsib, et millal ma endale normaalse soengu teen. Siis kui sa endale normaalse näo saad. See oli natuke kuri, aga ta oli selle ära teeninud. Ats Tamm küsis, et kas ma arvan, et ma olen Kasparist parem. Teatud asjades ikka. Ja Mirel küsis, et miks ma endale kõrvarõnga augud tegin. See oli aasta äkki 2009-10. Mul vennal oli, Kasparil olid kõrvarõnga augud. Ja noh, eks mu suurem vend oli ikka mulle eeskujuks ja ma tahtsin tema moodi olla. Ja siis ma tegin ühe ära ja siis ma olin nagu ühe kõrvarõngaga nagu mega kaua. See oli see hetk, kus ma hakkasin ise teistele kõrvarõnga auke tegema. Lihtsalt tavalise nõelaga. Tee mul teisel poole ka kõrvarõnga auk ära. Ma olin nagu, davai, panime asjad valmis, tegime ära. Ja siis ta oli nagu, jõu, teeme sulle ka. Ma olin nagu, teeme mulle ka. Ja sellest ajast alati saan mul kõrvarõnga aur. Alati kui mingid muutused on, siis kõik inimesed on vahepeal nagu kohe heitlikud. Aga kui nad sellega harjuvad, siis neil on juba täiesti savi. Lihtsalt iga asi vajab lihtsalt harjumist. Kõik, kes veel ei tea, siis ma tegin endale Musical.ly konto. Mul on juba vist 4 Musical.ly'd ka selle üleval, võib-olla selleks ajaks, kui video üleval on, siis on juba 5 või 6 isegi. Aga jah, ma teen Musical.ly's hästi palju laive, et kellel soovi võite vaatama tulla vahest ja kirjutada mulle sinna. Suured tänud, et vaatasite. Mul on üks küsimus ka. Kas te sooviksite, et ma hakkaksin vlogi kanalile uuesti videoid tegema? Sest ma pole nagu mega ammu sinna midagi üles laadinud. Seega kommenteerige alla, kas te soovite, et ma teeksin vlogi ka. Aga näeme juba järgmine kord. Peace, love, yo.